Üle 10 aasta valitses endine diktaator Bashar al-Assad Süüriat raudse rusikaga ja nüüd on riik, mida ta kunagi kontrollis, mõistnud talle surmanuhtluse. Süüria kohus mõistis Bashar al-Assadi tagaselja süüdi sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes, mis on seotud riigi kodusõja ajal toime pandud jõhkra mahasurumisega. Nüüd põgenes Bashar al-Assad 2024 aasta detsembris Venemaale, kui mässulised jõud lähenesid Damaskusele. Ning ta viibib endiselt Moskvas, mis tähendab, et ta ei ole vahi all ega seisa lähiajal silmitsi hukkamisega. See otsus on esimene suurem surmaotsus, mille Süüria uus üleminekuvalitsus on määranud endise režiimi tegelasele. Küsimus on muidugi selles, mida see tegelikult tähendab ja kas Assad saab kunagi kohtu ette tuua. Ja meiega liitub Washingtonist Hazem Al-Gabra, endine USA välisministeeriumi vanemnõunik, kes aitab selgitada, mida see otsus Süüria jaoks tähendab ja kas Assad võiks kunagi tegelikult kohtu ette sattuda. Kui oluliseks te peate seda, et Süüria uus valitsus mõistis Assadi surma, isegi kui ta istub Venemaal? See on kindlasti väga oluline ja otsustava tähtsusega samm ning varajane samm Süüria ülemineku õigluse pikal teekonnal. Ja ma mõtlen, et asjaolu, et ta on Moskvas, on ilmselgelt probleem ning see takistab tema kohest väljaandmist, kuid see võib tulevikus muutuda. Me peame meenutama näiteks natside kohtuprotsesse. Viimane natside kohtuprotsess toimus 2022 aastal. Nii et õiglus võib olla aeglane, eriti kui sul on kaasosalised režiimid nagu Putini režiim. Siiski on oluline, et see ülemineku õigluse protsess jätkuks. Ja tead, see oli osa sellest. On veel üks osa, mis on endiselt puudu. Rahvusvaheline aspekt. Assadi režiimi kuriteod ulatusid kaugemale Süüria rahvast, jõudes Liibanoni ja isegi Iisraelini, toetades terroristlikke organisatsioone. Ka seda tuleks uurida. Õige, aga tead, ma arvan, et küsimus on selles, kas see kohtuotsus avaldab tegelikult mingit reaalset survet Moskvasse, et Assad välja anda, või on ta sisuliselt Süüria õiguse mõistmise haarde ulatusest väljas. Kas sa arvad, et on keegi, kes suudaks Putinit piisavalt survestada, et Assadi välja annaks? Ma mõtlen Putin, kes on kaasosaline Iraani toetamisel ja sõjakuritegude toimepanemisel Ukraina vastu. Ma ei usu, et tal oleks kiiret täita või järgida ühtegi rahvusvahelist või kohalikku Süüria otsust Assadi vastu, kuid tema valitsemine muutub lõpuks. Ja tead, ma tulen jälle tagasi natside kohtuprotsesside juurde. Argentiina oli natsi ohvitseridele väga sõbralik paik. Lõpuks muutus see millekski hoopis teistsuguseks. See võib juhtuda ka Venemaal. Poliitiliselt, millise sõnumi see sinu arvates süürlastele saadab? Tead nendele peredele, kelle lähedased tapeti, piinati või kadusid Assadi ajal? Eriti arvestades seda, et Süürias rünnatakse vähemusi. Ma mõtlen, et see pole nii nagu. Tead, druuside kogukond poleks selle uue valitsuse all kannatanud. Alaviidid muidugi, tead, Bashar al-Assad on nüüd eemal. Jah, isegi kristlased on selgelt kannatanud. Jällegi, see on praegu sümboolne žest, eriti kui sa ei saa Assadi välja anda. See on oluline samm. Siiski arvan, et parim viis endise Süüria režiimi karistamiseks on luua parem elu, parem režiim, parem valitsus, parem riik. Ja praegune valitsus peab sellega kiiresti tegelema hakkama. See on tõeline õiglus. Pakkuda Assadi režiimi ohvritele parem tulevik. Ja selline õiglus on Süürias endiselt veidi tabama. Õige. Lõppkokkuvõttes peame ootama ja vaatama, millal saabub see murdehetk, kui temast saab ettur, sest tõenäoliselt ootab seda meest just selline tulevik. Peame ootama ja nägema, millal see hetk saabub. Suur tänu teile ja aitäh, et liitusite meiega. Tuulelohe tuules. Täpselt nii. See on kindel. Aitäh. Hästi. Kuula nüüd seda. Süürias on salajane tuumakompleks, mida Iisrael on aastaid jälginud ja selgub, et radioaktiivne materjal Bashar al-Assadi vanast tuumaprogrammist on siiani seal alles. Nüüd teatab Axios, et Trumpi administratsioon on vaikselt vahendanud kokkulepet Süüria ja Iisraeli vahel, et IAEA eemaldaks selle materjali pärast seda, kui Iisrael hoiatas, et ei talu selle sinna jäämist. See koht, mida tuntakse kui objekt 99, sisaldab väidetavalt kollast kooki ja muid jääke. Mure on selles, mis võiks juhtuda, kui keegi sellele ligi pääseks. Väidetavalt ei saa seda materjali kasutada tuumarelva ehitamiseks, kuid seda võiks kasutada niinimetatud räpase pommi valmistamiseks. Iisrael oli isegi hoiatanud, et ründab seda objekti uuesti, kui Süüria üritab materjalile ligi pääseda. Seetõttu sekkus Washington ja suutis saavutada kokkuleppe, kuid materjal on endiselt seal. Eemaldamisoperatsioon pole veel alanud.
Meiega liitub nüüd meie Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Oseron, kes selgitab, mis on kulisside taga toimunud ja mida see tähendab Iisraeli ja Süüria jaoks. Olgu, ma andsin juba mõned üksikasjad selle kohta, mida me sellest objektist teame. Räägi meile rohkem. Õige. Peame minema tagasi aastasse 2007, kui Iisrael ründas Süüria salajast tuumareaktorit Al-Kibar. See asub Deir ez-Zoris, Süüria idaosas. Ametlikult tunnistas Iisrael seda alles 11 aastat hiljem. Aga osa materjalist, mis jäi alles pärast Iisraeli rünnakuid, viidi kohta nimega Objekt 99. Ja Iisrael on seda kohta jälginud ning hoiatas Süüria valitsust, et nad ei läheks sellele lähedale, kui nad selle üle kontrolli said. Ja 2 aastat tagasi tegelikult pommitas Iisrael Objekt 99 sissepääse. Kuid mõned nädalad tagasi, nagu Axiosi raportis öeldakse, Iisrael hakkas tuvastama tegevust Süüria valitsuse poolt objekti lähedal. Ja siis saatis see Washingtonile hoiatavaid sõnumeid, et kui keegi läheneb sellele objektile, see pommitab seda objekti. Ja just see ajendas seda Ameerika vahenduspüüdust, mis näib olevat edukas olnud. Ja eeldatavasti siseneb IAEA koos Süüria valitsusega objektile, et eemaldada kõik seal olevad tuumamaterjali jäägid. Ma mõtlen, et väidetavalt on leping allkirjastatud, kuid materjali pole veel eemaldatud. Mis saab edasi? Ja kas miski võiks selle kokkuleppe nurjata? Kokkuleppe võiks nurjata see, kui Süüria valitsus pääseb objektile enne IAEA ametnike saabumist või kui Iisrael viib läbi mingisuguse sõjalise tegevuse. Mõlemad neist stsenaariumitest õõnestaksid kokkulepet, kuid tundub, et Damaskuse valitsus sai sõnumist väga selgelt aru. Nad hoiavad objektist eemale ja seetõttu eeldatakse, et kõik läheb plaanipäraselt, sest nagu näha, president Bashar teeb tõesti kõik võimalikku. Õige otsuse, kui asi puudutab lääne lepitamist, Trumpi administratsiooni lepitamist ja seega ta ei kasuta seda selleks, et seda õõnestada. Eriti kui selline lugu, eriti kui see puudutab tuumamaterjali, pälvib nii palju tähelepanu. Ta ei kavatse sellise teema puhul murda seda positiivsete sammude trendi lääne silmis. Hästi, nagu tavaliselt peame ootama ja vaatama, mis edasi saab. Aga väga huvitav analüüs. Aitäh, Ariel!